nii tere, polegi ammu jõudnud videosid teha, aga täna ma tahaks teile näidata ühte ägedat kaamerat, milleks on Esfis HB8 Lite. Lite on siis sellepärast, et tal on 4 megapikslit, tal on 5200 mm aku. Kui sa võtad näiteks Esfisi EB8 kaamera, siis sellel on poole suurem aku ja 8 megapikslist. Ehk siis see kaamera natuke lahjem, aga ta on ikkagi väga hea kaamera teatud asukohta, näiteks ukse esist valvama või sellist nagu väiksemad vahemad. Ja teiseks ta hind on palju soodsam, kui on EB8 hind. Ja kaamera maailmas on head hinnad sellel kaameral. Teeme siis pakki lahti ja vaatame, mis siin sees on. Siin on mingid tabaari. Siin on huvitavad kasutusjuhendid on olemas. Siis on olemas drilli template, mida mina olen vist ühe korra elus kasutanud. Aga jah, see võib kasutada, kui sa tahad. Ja tegelikult lihtsam on võtta marker, märkida augud ära ja siis teha augud saab palju täpsemalt. Nii, kaamera ise. Vaatame kõigepealt üle, mis siin veel sees on. Siin on USB-C kaabel, USB-A ja USB-C. Nii, siis siin on olemas kaasas ka kinnituskruvid. Kaamera ise näeb välja selline. Ma ei hakka seda täna tööle panema, sest mul kahjuks ei ole ühtegi SIM-kaarti, kõik on kuskil klientide juures kaamerate sees üleval. Aga kui ma mõne tagasi saan, siis ma kindlasti teen ka video seda kaamera kohta, panen ta kuskile ülesse. Ühesõnaga siin kaamera all on USB laadimishaava. Siia ma soovitan panna päiksepaneel, mis töötab -20 kraadiga ja millel on sees lisaaku. Just sellepärast, et kuna sellel kaameral on natuke väiksem aku, siis -20 kraadine päiksepaneel annab siia väga palju ressurssi juurde, kuna tal on juba sisse ehitatud aku. Ja teine sisse lülitamislupp. Kuidas ta siis seina peale käib? Siin kõrval on 2 sellist klikki. Ma ei tea, kui hästi kaamerat näha on. Ühel pool. Nii, 2 siis klikki kahel pool. Ühel pool, teise pool. Nii võtad alla. Siin taga on selline kinnitus, võtad kinnituse ära. Laks. Selle kinnituse saad panna ilusti kas siis lakke kinni või siis seina peale kinni. Et ise otsustad. Aga kuna paljud Eesti katused ikkagi viltu natukene nurgal, sinna vahele peab ehitama mingi täisnurks asja, et ta peaks ikkagi olema sirgelt. Muidu su kaamera jääb viltu ja see pilt ei jää just väga hea. Noh, nagu tavaliselt Esfisi kaameratel, siin all on olemas reset nupp, micro SD kaardipesa ja 4G SIM-kaardi pesa. See kaamera on olemas valge valgus. Ta trackib inimest või siis objekti. Tal on olemas Wi-Fi, ehk siis juhuslikult, kui sa mingil hetkel enam 4G ei taha kasutada või siis vastupidi, Wi-Fi pealt tahad kolida 4G peale, siis sul on võimalik seda teha, ehk siis ta on suht universaalne. Kaabliga küll panna ei saa, aga akuga kaamera all sul eriti ei ole seda vaja teha. Tal on olemas kahepoolne audio. See siis tähendab seda, et tal on sisse ehitatud nii kõlar kui ka mikrofon, ehk siis sa saad rääkida telefonist kaamerasse. Tal on olemas sireen olemas, ehk siis sa saad panna ta häiresse. Kui keegi nagu uue peal ringi kõnnib, saab panna häiresse. Pidevalt ma seda sees hoida ei soovitust, et siis ta karjuks pidevalt, kuna neid valehäireid ikkagi tuleb üsna palju. Tal on küll inimese auto tuvastus, kuid kui su saab ikkagi 1000 vihma või lumepiiskasid taevast alla, ta ikkagi annab valesid häireid. Ja see on absoluutselt kõikide kaamerat, mina pole veel ühte kaamerat näinud, mis ei annaks ühtegi valehäiret. Uuemad, mis on väga kalli kaamerad, neil on küll soojus kaamera sees, mis aitab seda vähendada. Ma siin kanalil hetkel ei vaata. Nii, tal on siis olemas veekindel disain. Mälukaart saab panna sisse kuni 512 gigabaiti. No keskmine, mis inimesed võtavad, on umbes
128 või siis 256 gigabaiti mälukaart. Ta on olemas värviline öörežiim. Värviline öörežiim tähendab seda, et kaamera sisse ehitatud LED. Ehk siis ta paneb tule põlema öösel. See on hea, kui sul on mingi maakoht ja sa tahad maja ees kõndida, trepist alla minna, näed trepiastmed ja nii, et selle jaoks on ta ideaalne. Aga kui ta on kuskil sellise, ütleme, magamistoa akna all ja ta pidevalt plõksib, ütleme, liikumise peale, siis pigem nagu häirib ja kaamera saab lülitada mustvalge režiimi peale, milleks on siis infrapuna. Ehk siis see tähendab seda, et öösiti ainult näitab mustvalge pilte, aga päeval ta on siiski värviline. Tal on olemas AOV režiim. AOV režiim tähendab siis seda, et kaamera teeb siis mingi iga ajaperioodi tagant pilti, ehk siis näiteks iga minuti tagant teeb pilti ja selle lõpuks paneb siis kokku videoks, ehk siis timelapse'i video teeb sellest. See on selle jaoks hea, et kui sul kaamera liikumissensor näeb vähem kui kaamera ise, siis AOV režiimist jääb ikkagi mingi liikumine, võib jääda sul pilti, näiteks mingi metsloomad või midagi sellised, kes on natukene pildist kaugemal. Kaamer tuvastab, ütleme 12 meetrit öösel, päeval umbes 25 meetrit. Need on tootja andmed, kindlasti võtta sealt natukene maha, mis on nagu reaalsus, mida mina vähemalt olen enda arvates aru saanud. Et kui me lähme õue testima, küll siis aru saate, mis see nagu reaalsus on. Et kuna ma ise seda kaamerat ei ole kahjuks nagu testinud, siis ma ei saa selle kohta nagu täpsemat infot hetkel anda. Kuigi ma arvan, et selline väiksema ala vaatamiseks 4 megapikseline kaamera on nagu väga hea, kui sul on ütleme selline 1000 ruutmeetrini krunt või midagi sellist, ütleme see maja ümber tegelikult on väga hea kaamera selle jaoks. Kindlasti peab arvestama sellega, et tal on 5200 mAh aku, et see on üsna väike, et see soovitakse ikkagi juurde võtta selline päiksepaneel, millele on sisse ehitatud aku. Nii, oleme just teinud kõik ära rääkida. Ehk siis ta on kõik olemas peaaegu selleks, et sa saaksid kaamera tööle panna. Kui kodus on wifi olemas, siis sa saaksid see kaamera tegelikult tööle panna. Ma saaks siin ka panna, aga ma ütlen ausalt, et hetkel ei viitsi, ma tahaks ta ikkagi testida ära õues, kus on nagu reaalsed tingimused ja kus see kaamera on mõeldud. Kuna see ei ole toakaamera, sa võid selle tuppa panna. Ütleme mingis kaaralli näiteks, superkaamera, kui tahad ajutise midagi jälgida. Või siis kuhu iganes, ütleme selline väike ettevõtte või ajutine asjade valvamise jaoks ideaalne kaamera minu arvates. Ja selline ongi HP8 Lite. Ciao!